Tšau, mina Kristo siin. Räägin sulle õpetajate streigist. Mina ikka veel streigin, mõnes koolis võib-olla enam ei streigita, paljudes streigitakse. Räägiks siis lihtsas keeles sellest, mis toimub, miks, mis tunne on või mis tunne oli, kui streigiti sinu koolis. Võib-olla sa mõtled, lol, see streik ongi jumala lahe, tundides ei pea käima, õpetajad koolist puuduvad, jumala äge võiks kogu aeg niimoodi olla. Kuule, aga mõtle natuke. Õppimine on nagu maja ehitamine. Sa ehitad uusi teadmisi varasemate teadmiste peale, nii nagu maja ehitatakse kivi peale. Ehk siis, kui sul midagi jääb varasemast puudu, siis see maja saab vildakas. Praegu on võib-olla tore, aga kevadel või järgmisel kevadel on sul ees eksamid või kooli lõpetamine, siis oleks vaja pääseda edasi õppima või osata mingit tööd teha või osata oma ettevõtet teha, mis siis saab. Okei, nädal-paar ei juhtu veel midagi. Aga mõtle, kui sul jääks aastaid haridusteed vahele. See võib päriselt juhtuda ja sellele õpetajad tähelepanu juhivadki. Kõige olulisem probleem ei ole mitte see, kas õpetajad saavad järgmine aasta 30 eurot juurde või mitte. Põhiprobleem on õpetajate järelkasvus. Ehk siis selles, kas meil üldse tulevikus õpetajaid jätkub. Meil ei jagu juba praegu koolidesse pädevaid õpetajaid ja see probleem läheb iga aastaga hullemaks. Eelmisel õppeaastal oli Eesti koolides üle 20 põhiharidusega õpetaja. See tähendab, kes olid lõpetanud 9 klassi. Et sellest päriselt aru saada, kujuta ette, et sa läheksid arsti juurde ja su vastas seisaks arst, kes on lõpetanud 9 klassi koolis, võib-olla bioloogias saanud 8. klassis mingi kontrolltöö napilt 3 on ju, ja siis nende teadmiste põhjal ta hakkab sind ravima. Hakkab sul, ma ei tea, vähki ravima, teeb sulle võib-olla ajuoperatsiooni. Mis ma tahan öelda, see ei ole normaalne. Ja meil on väga palju õpetajaid, kes peaksid juba olema pensionil, aga nad ei saa sinna minna, sest pole neile asemele kedagi võtta, nad lihtsalt heast südamest annavad tund edasi. Ja see läheb iga aastaga hullemaks. Kui sa oled ise praegu põhikoolis, siis võib-olla kutsekoolis või gümnaasiumis osasid aineid ei saa enam anda, sest pole enam, kes seda õpetaks. Või veel hullem, kui sul on nooremaid õdesid ja vendi, siis kui nemad saavad nii vanaks kui sina, kes neid õpetab. Ja ma ei hakka isegi rääkima sellest, et kui sa ise kunagi lapsi saad, see on sinu jaoks võib-olla kauge tulevik, aga nende puhul veel hullem. Ja kui sa oled see, kes mõtleb, kool on nõme, seal on nii nõmedad õpetajad, mingid saurused, kes õpetavad mingisugust täiesti mõttetut asja, siis see ongi osalt selle pärast, et meil on õpetajaid puudu. Vaata, mina ja väga paljud inimesed tegelikult näevad iga päev vaeva selle nimel, et meie koolisüsteem oleks kaasaegsem, et seal õpetataks neid asju, mis teil on päriselt vaja, et seal oleks põnev ja äge. Ja me saame seda teha siis, kui meil on häid õpetajaid, kellega koos seda teha. Ja kui neid ei ole, kui nad lähevad ära või kui need alles jäänud on lihtsalt ülekoormatud ja täiesti katki, siis me ei saa seda teha ja sellepärast lähebki koolis, võib-olla see sinu kogemus läheb üha hullemaks. Ehk õpetajad ei streigi tegelikult praegu sellepärast, et saada mingi paar kümpi oma palgale juurde. Nad streigivad sinu pärast, et sul oleks ka tulevikus võimalik head haridust saada. See probleem oli ammu teada, aga see on lastud minna väga suureks. Ja kahjuks kõige rohkem selles olukorras kannatad sina, kooliõpilane. Ja sina ei ole ju ise selles olukorras süüdi. Sina ei ole saanud valida neid riigijuhte, kes on need otsused teinud või tegemata jätnud. Ehk siis täiskasvanud, minu põlvkond, minust vanemate põlvkond on mõnes mõttes sind alt vedanud. Täpselt samamoodi nagu keskkonnaga, et meie reostasime ära, panime selle maailma kõrbema, on ju, ja nüüd sina vaata, kuidas sa siin elada saad. Aga seda hariduskriisi siin Eestis on võimalik veel lahendada, kui kõik on teadlikud sellest probleemist ja saavad aru, et need otsused, mis tehakse, on vajalikud. Siin on mitmeid lahendusvariante, ma ei hakka sellesse minema, kas siin on vaja mingeid makse tõsta, kuidas on riigieelarvega, koolivõrku, kas on vaja korrastada, kuidas korrastada. Aga mida sina saad teha? Esiteks, hoia oma õpetajaid. Ma saan aru, et kõigi õpetajatega võib-olla ei ole ühtemoodi klapp, aga kui te mõne õpetaja koolist näiteks minema ajate, siis kedagi sobivamat asemele on tõenäoliselt raske praeguses olukorras Eestis üldse saada. Nii et hoidke oma õpetajaid. Ja teiseks, lõppude lõpuks on valitsus ja Riigikogu need, kes teevad need otsused. Ehk siis kogu selle streigi mõte on selles, et lapse vanematel, sinu vanematel on hääl valimistel. Ehk siis, kui nende jaoks see streik teeb elu ebamugavaks, nad saavad aru, et see ei ole nende laste haridusele hea ja nad saavad aru, et meil on päriselt kriis, siis võib-olla nad ei vali näiteks neid erakondi, kes neid otsuseid ei tee tulevastel valimistel
ja lõpuks, kui erakonnad sellest aru saavad, näevad seda oma reitingutes, siis neil on vesi ahjus ja neil on motivatsioon lõpuks need otsused ära teha. Ehk siis, kui see surve õpetajate poolt ja laste ja lapsevanemate kaudu, kogu ühiskonna kaudu poliitikutele muutub piisavalt suureks, siis lõpuks need otsused tehakse ära. Ja kui sinu vanemad näiteks ei tea, millised probleemid on Eesti hariduses või neil on teistsugused vaated, siis aruta seda asja nendega. Aita levitada seda sõnumit, mitte ainult oma vanemate seas, ka teiste oma tuttavate seas. Ja kui see surve, see sõnum ühiskonnas levib, siis lõpuks ma usun, et need vajalikud otsused tehakse ja asjad lähevad hariduses paremaks. Aitäh tähelepanu eest ja kui sul on küsimusi, kirjuta kommentaaridesse.